Donald Trump asetas Brasiilia Ameerika poliitilise malelaua keskmesse, jagades teisipäeva 23. juuni 2026 varahommikul artiklit oma edusammudest Ladina-Ameerikas ja oma valitsuse järgmise suure testi kohta, Brasiilia valimised. Tekst räägib Brasiilia valimissüsteemi aususest ja küsib, kas kõik osapooled peavad valimisi vabaks ja õiglaselt läbi viiduks. See avaldus ei ilmu üksi, see tuleb samal ajal, kui vasakpoolsed kaotavad piirkonnas mõjuvõimu. Pärast seda, kui Donald Trump kärpis USAID-i, külmutas välisrahastuse masinavärgi ja lammutas struktuuri, mida parempoolsed olid aastaid pidanud ideoloogiliseks kütuseks, väljaspool Ameerika Ühendriikide piire. Sellest ajast alates on sündmused olnud rasked. Parempoolsed võitsid Ecuadoris, Javier Milei sai Argentiinas tugevamaks, vasakpoolsed kaotasid võimu Boliivias, Jose Antonio Cast alistas vasakpoolsed. Ainult Xiomara Castro võitis Hondurases ja Kolumbia pöördus samuti paremale. Nüüd on pilgud suunatud Brasiiliale. Samal ajal, kui Lula püüab öelda, et Donald Trump ei tohiks seda teemat puudutada, tegutseb Flavio Bolsonaro Washingtonis, et rääkida Brasiiliale kehtestatud tariifide vastu. Ja Gilmar Mendes tunnistab muret Portugalis asuva pangakonto pärast seoses Magnitski seaduse ähvardustega. Mis tunne teil oli, kui ütlesite, muide teil pole siiani nägemist, kui ma ei eksi, eks? Ma arvan, et jah. Ma arvan, et jah, ma ei ole uurinud. Aga mis tunne sul oli, kui ütlesid, et tuleb Magnitski seadus, Ameerika Ühendriigid hakkavad jõuliselt tegutsema? Ma tean, ma mõtlesin, mida ma peaksin tegema. Ilmselgelt mul on konto mitte Ameerika Ühendriikides, aga mul on isiklik konto Portugalis. Ja ma mõtlesin, mida sellega teha, otsustasin jätta raha sinna. Mida Trump Brasiilias näeb? Miks on Brasiilia valimistes saanud mandriülene proovikivi? Kuidas reageerib Brasiilia, kui Washington paneb valimisvabaduse, tariifid ja sanktsioonid ühele lauale? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Donald Trump jagas seda artiklit Truth Socialis ja see žest kruvis pingeid üles, sest tekst ei käsitle Brasiiliat kui kõrvalist asja. Analüüs esitleb Ameerika Ühendriikide presidenti kui järjest tugevamat tegelast poolkerral ja seab Brasiilia valimised otsustavaks proovikiviks, et mõõta, kui kaugele see uus konservatiivne laine võib ulatuda. Kui Ladina-Ameerika on pooli vahetamas, siis Brasiilia paistab selle liikumise kõige olulisema osana. Trumpi poolt viidatud artikkel räägib 8 võidust 7 aasta jooksul Ladina-Ameerikas ning toob välja riigid, kus vasakpoolne valitsus on asendatud paremtsentristlikke või konservatiivse suunaga juhtidega. See sõnum puudutab otseselt Lula valitsust, sest see viib Brasiilia mugavustsoonist välja. See ei ole enam ainult sisemine võitlus töölispartei ja opositsiooni vahel. Brasiilia valimisi hakatakse väljaspoolt vaatlema kui osa piirkondlikust pöördest vasakpoolsete vastu. Siin tulebki mängu USAID. Pärast seda, kui Trump kärpis agentuuri ja vähendas välisabiprogramme, kaotas vasakpoolsed sümboolse ja operatiivse tugibaasi, mida konservatiivid on alati kritiseerinud. See kärbe kuivatas osa rahvusvahelisest ökosüsteemist, mis toetas progressiivseid organisatsioone, kõnesid, survet ja narratiive. Pärast seda muutus valimiste jada mandril Lulat toetavale leerile raskeks. Ecuadoris alistas Daniel Noboa kandidaadi, kes oli seotud Koreismoga. Argentiinas võitis Javier Milei parlamendi valimised ja sai jõudu oma liberaalse päevakorra jätkamiseks. Boliivias tuli võimule Rodrigo Passos ja lõpetas peaaegu 2 aastakümmet massi valitsemist. 2 décadas de domínio do MAS. Chilis võitis Jose Antonio Cast vasakpoolsed valimistel, mida iseloomustasid turvalisuse, sisserände ja rahulolematus Borici valitsusega. Hondurases kuulutati Trumpi toetatud Nasri Asfura tiheda võitluse järel võitjaks. Kolumbias võitis Abelardo de la Espriella Gustavo Petroga seotud leerid ja kindlustas veel ühe parempoolse pöörde. Kas see kaotuste jada näitab, et Brasiiliast on saanud 2026 aasta suur poliitiline sihtmärk? Lula teab, et kui Brasiilia langeb, siis vasakpoolsus, mis mõnes riigis on suutnud võimul püsida, kaotab oma mõju. See oleks poliitiline maavärin. Kõige tähtsam Ladina-Ameerika riik muutub selle pöörde lõplikuks proovikiviks. Lula reaktsioon näitab tema ebamugavust.
G7 kohtumise ajal ütles ta, et Trump peaks Brasiilia valimistest eemale hoidma, kuid tunnistas ka, et Ameerika Ühendriikide presidendil on õigus omada poliitilisi eelistusi. Lula lause püüdis seada piiri, kuid kinnitas lõpuks, et Trump on juba osa arutelust. Brasiilia on jõudnud Washingtoni huviorbiiti ja nüüd tõlgendatakse iga liigutus Brasiilias rahvusvaheliselt. Olukord muutus veelgi tundlikumaks, sest Trumpi valitsus ei käsitle Brasiiliat ainult valimiste kontekstis. Ameerika Ühendriikide kaubandusesindaja büroo kasutatav 301 paragrahv avas majandusliku rinde Brasiilia ebaõiglasteks peetavate tavade vastu. Uurimine mainib digikaubandust, elektroonilisi makseteenuseid, intellektuaalomandi kaitset, korruptsioonivastast võitlust, etanooliturule pääsemist ja ebaseaduslikku metsade raadamist. Samuti mainitakse salajasi kohtumäärusi Ameerika Ühendriikide tehnoloogiaettevõtete vastu lepingute eemaldamiseks. Poliitiline sisu ja profiilide peatamine. 25% tariifi ettepanek Brasiilia toodetele pani eksportijad, ettevõtted ja tarbijad valvsaks. Avalik kuulamine määrati 6. juuliks Washingtonis, otsuse tegemise tähtajaga kuni 15. juuli 2026. Kui Lula valitsus püüdis reageerida suveräänsuse jutuga, registreerus Flavio Bolsonaro, et esineda avalikul arutelul ja paluda tariifide peatamist. Ta peaks kaitsma läbiräägitud lahendust, ilma et Brasiilia ühiskonda karistataks uurimises välja toodud tegude eest. Flavio Bolsonaro palus 5 minutit, et rääkida isiklikult senaatorina ja presidendikandidaadina. Tema kabineti poolt saadetud dokumentis öeldakse ette, et ta on 25% tariifi vastu, igasuguste meetmete vastu Pixi suhtes ja pooldab kahepoolseid läbirääkimisi. Kui Lula valitsus paistab kuulamisel passiivne olevat, siis Flavio püüab ruumi täita ja öelda Ameerika Ühendriikidele, et kogu Brasiilia karistamine aitats ainult seda valitsust, keda süüdistatakse probleemi tekitamises. Flavio argumentil on mõju, sest see eristab Brasiilia rahva Lula valitsusest. Ta püüab näidata, et tootjad, eksportijad, töötajad ja tarbijad ei saa maksta arvet poliitiliste, kohtulike ja regulatiivsete otsuste eest, mis on tehtud Brasiilias. Sõnavabaduse piiramine kaalub veelgi rohkem. Trumpi valitsus süüdistab Brasiiliat salajaste korralduste kehtestamises Ameerika Ühendriikide platvormide vastu, sundides eemaldama poliitilist sisu ja peatama kontosid, sealhulgas Ameerika Ühendriikides elavate inimeste omi. Just selles olukorras sattus ka Gilmar Mendesi nimi uudistesse. Kui temalt küsiti võimaluse kohta sattuda Magnitski seaduse sihtmärgiks, ütles ta, et muretseb Portugalis oleva pangakonto pärast. Sellest hoolimata hoidis ta raha välismaal, väites, et veedab seal puhkust. See avaldus mõjus halvasti, sest samal ajal kui tavalised brasiilased kannatavad maksude, inflatsiooni, ebakindluse ja bürokraatia all, tunnistab ülemkohtu kohtunik, et tunneb muret välismaal asuva vara pärast seoses välismaiste sanktsioonide seadusega. Magnitski seadus hirmutab, sest see sihib üksikisikuid, mitte ainult valitsusi. See võib põhjustada finantsblokeeringuid, viisapiiranguid ja raskusi Ameerika Ühendriikidega seotud süsteemides tegutsemisel. Rahvusvaheline surve ei ole enam pelgalt abstraktne jutt. Lula valitsus püüab kogu välissurve muuta rünnakuks suveräänsuse vastu. Kuid kriis sai alguse sisemistest probleemidest, mida Brasiilia ei suuda varjata. Tsensuur, liiguslik ebakindlus, institutsioonide politiseerimine, kahtlused valimiskeskkonna suhtes ja majanduslik kurnatus. Trump tõi lihtsalt rambi valguse haavale, mis oli juba avatud. Nõudmine vabade valimiste järele ei tekkinud tühja koha pealt. See kasvab, sest osa Brasiilia ühiskonnast ei usu enam, et mängu juhitakse kõigile võrdselt. Brasiilia jõuab sellesse hetke opositsiooniga, mis on rohkem ühendatud Washingtoniga ning valitsusega, mis püüab kahjusid piirata. Flavio Bolsonaro esineb kui hääl tariifide vastu. Eduardo Bolsonaro on juba välismaal poliitilisest tavakiusamisest teatanud. Ja Trump jagab nüüd analüüsi, mis seab Brasiilia valimised suureks proovikiviks. 2020. aasta valimisvõitlus on jõudnud mandripoliitika kaardile. Ladina-Ameerika vasakpoolsed on järjest kaotanud, sest nad kaotasid stabiilsuse retoorika. Julgeolek, korruptsioon, tsensuur, seiskunud majandus ja organiseeritud kuritegevuse hirm on kukutanud valitsusi ja kandidatuure. Donald Trump mõistis seda tunnet ja hakkas selle põhjal tegutsema. USAID-i kärpimine sai selle muutuse sümboliks.
vähem raha rahvusvahelistele struktuuridele, mida parem tiib näeb ideoloogilise tööriistana ja rohkem otsest survet valitsustele, keda süüdistatakse võimu kuritarvitamises. Brasiilia paistab nüüd järgmise näitena silma. Kui Lula püüab käsitleda valimisi kui kinnist teemat Brasiilias, seisab ta silmitsi välise survega läbipaistvuse tagamiseks. Kui ülemkohus jääb poliitika keskmesse, seisab ta silmitsi suurema survega sõnavabaduse ja õiglase menetluse osas. Trump tekitas paanikat, sest puudutas õiget närvi. Vabad valimised. Väljend tundub lihtne, kuid kannab endas suurt küsimust. Aastaks 2026. Kas Brasiilias toimub võrdsetel tingimustel valimisvõitlus, sõnavabadus, õiguslik kindlus ja avalik usaldus? Või astub Ladina-Ameerika suurim riik valimistele vastu kahtluste all, tsensuuri, maksude, sanktsioonide ja rahvusvahelise survega, koputades samal ajal Brasiilia uksele? Mina olen Milson Alvese, Global, ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.